Käsi, mis hoidis pastakat, tõusis õrnalt paberile, kui tundmatu naise hääl sosistas. Ära seda allkirjastada, muidu su õde ei jää ellu. Tema sõrmed haarasid mu randmest nii tugevalt, et see ehmatas mind. See ei olnud ebaviisakas ega dramaatiline, vaid hädaldav. Tõusin pilguga üles, segaduses, mu süda peksis kiires rütmis, kui must tint seisis allkirja joone kohal. Meie ümber sumises intensiivravi osakond, kus masinad töötasid vaikselt, õhk filtreeriti, elu mõõdeti piiksude ja numbritega. Mu voodi teisel küljel seisis tema abikaasa Viktor, liikumatult, tema näoilme peegeldas šokki ja ärritust. Olin kuulnud, et see oleks mu elu kõige raskem otsus. Olin sõitnud El Pasosse 6 tundi, uskudes, et tulin hüvasti jätma. Mu õde Liljan lamades liikumatult õhukeste valgete linade all, hingamistoru hoolikalt tema suule kinnitatud. Tema rind tõusis ja langes täiuslikus rütmis. Liigne täiuslikkus nagu midagi, mida oli rehearsalitud. Õde oli varem öelnud, et Liljan on igas mõttes kadunud. Suur insult, ei mingit tähendust omav ajufunktsioon, ei mingit võimalust taastumiseks. Kõik, mis oli jäänud, oli paberitöö. Viktor, Liljani abikaasa 22 aastat, oli dokumendid hoolikalt öökapile paigutanud. Lõpppäeva volitus, mugavus, hooldus, üleminek. Ta rääkis vaikselt, seletades, tema hääl oli kindel, harjutatud, peaaegu lohutav. Ta ei tahaks selliselt elada, ütles ta. Sa tead seda? Ma tõepoolest teadsin oma õest. Või vähemalt arvasin, et tean. Teadsin, et ta vihkas haiglaid. Teadsin, et ta uskus väärikusse. Teadsin, et ta usaldas Viktorit oma elu üle. Sellepärast olin ma pastaka haaranud, kuni kuulsin sosinat. Palun, kordas naine, tema hääl peaaegu vaevu kuulda. Lihtsalt andke mulle 1-0 minutit. See on kõik, mida ma palun. 1-0 minutit. Alles siis märkasin ma tema nimekaarti. Rosa Martines, südame jälgimise tehnik, öövahetus. Tema silmad olid suured, läikivad, fikseeritud minu omadele millegiga, mis ulatus kaugemale murest. Hirm. Tõeline hirm. Viktor köhis teravalt. Kas siin on probleem? Tuba tundus äkitselt väiksem, õhk raskem. See on perekonna asi, jätkas Viktor, tema toon pingestus. Me oleme millegi väga keerulise keskel. Rosa ei lasknud mu randmest lahti. Härrasmees, ütles ta, valides sõnu ettevaatlikult. Haigla protokoll nõuab, et selgitaksin ebatäpsuse enne, kui mingeid dokumente allkirjastatakse. See ei võta kaua aega. Ebatäpsus. See sõnakaja kõlas mu peas. Viktori lõualuud pingestusid. Ta viskas pilgu dokumentidele, siis tagasi mulle. Tema silmad viibisid pastakal sekundiks liiga kaua. Tundsin, et midagi nihkub mu rinnus. Vaikne hoiatus, selline, mida olin õppinud mitte ignoreerima oma aastate jooksul meditsiiniliste nõuete auditeerimisel, kui numbrid rääkisid lugusid, mida inimesed püüdsid varjata. 1-0 minutit, ütles Rosa uuesti. Kui ma eksin, võite pärast kõik allkirjastada, aga kui ma olen õige ja te allkirjastate nüüd, ei ole kedagi, kes seda teeks. Tõmbasin käe aeglaselt tagasi ja panin pastaka maha. Viktor vaatas mind uskumatuse vilkumas tema näos. Mida sa teed? Ma neelasin kõvasti. Mu süda peksis kiiremini, kuid mu hääl üllatas mind oma rahulikkusega. Olin omaette, mõeldes, et mul on 1-0 minutit aega. Toona ei mõistnud ma, et need 1-0 minutit paljastavad kuriteo, lõhestavad abielu ja muudavad kahe inimese saatust igaveseks. Ainult see, et võõras oli peatunud mu käekohal, andis mulle mingisuguse usalduse. 4 päeva tagasi helises mu telefon just enne koitu. See oli Viktor. Tema hääl kõlas pinges, kuid kontrollitult, nagu oleks ta öö jooksul pead mõelnud, mida öelda. Ta ütles, et mu õde oli une ajal kokku kukkunud, et ta leidis ta magamistoa põrandalt, kui ta teda üles äratada läks. Kiirabi saabus kiiresti, kuid nad ei saanud muud teha, kui hoida teda masinatega elus. Suur insult, ütles ta. Äkiline. Ilma hoiatusmärkideta. Arstid ei olnud lootusrikkad. Mäletan, et seisin oma köögis Santa Teresas, vaadates kohvi, mille olin just valanud, ja jälgisin, kuidas aur tõusis, kui ta rääkis. Mõtlesin, kui kummaline oli, et ta ei nutnud. Ükski kord.
Ta rääkis selgelt ja tõhusalt, justkui annaks ta mulle ülevaadet halvasti läinud ärikasust. Ta rääkis, millises haiglas ta on, mis ajal ta sinna jõudis ja et neuroloog ütles, et mingit mõtestatud ajufunktsiooni ei ole. Ja siis ilma hingetõmbeta ütles ta midagi, mis ei tundunud õige, Lilian ei tahaks nii elada. Martha, me peame end ette valmistama. See tundus liiga varajane, liiga varajane. Küsisin, kas ma saaksin rääkida arstiga. Ta ütles, et üks helistab mulle hiljem. Küsisin, kas Lilian oli enne kokkukukkumist midagi öelnud. Ta ütles ei. Ta oli rahulikult maganud. Siis mainis ta paberitööd. Lihtsalt, et sa ei jääks üllatuseks, kui kohale jõuad, ütles ta. Nad võivad paluda sul aidata mõnede otsuste tegemisel. Sa oled tema õde. Perekonnaga seonduv on oluline. Sel hetkel tõmbus mu kõht kokku. Pärast kõne lõpetamist istusin köögilaua ääres kaua, mõeldes meie vestlusele. Ütlesin endale, et mõtlen üle, et lein tuleb erinevates vormides, et Viktor oli tõenäoliselt šokis, kuid midagi tundus liiga puhas, liiga korralik. Pakkisin väikese koti ja sõitsin lääne suunas, kõrbe lõputu ulatudes teede mõlemal pool. Kilomeetrite kaupa sõites kerkisid Lilianiga seotud mälestused järjekindlalt esile. Tema naer, mis oli alati valju ja äkiline. Kuidas ta laulis, kui toitu valmistas. Sõnum, mille ta mulle oli saatnud vaid 2 ööd enne kõnet, peame rääkima, kui sul on aega. Mõtlen mõningatele muudatustele. Ei mingit konteksti, ei mingit seletust, lihtsalt see. Kui jõudsin El Pasosse hilisel õhtul, ei olnud Viktor kodus. Koht tundus nagu lavakujundus, kõik pinnad sädelevad puhtad. Ei mingeid paanikamärke, ei ümber paisatud mööblit, ei purunenud klaasi, vaid ainult nõrk keemiline lõhn, mis hõljus magamistoas ja mille allika ma ei suutnud tuvastada. Instinktiivselt suundusin tema öölauale. Tema telefon oli kadunud. Viktor ütles, et politsei on selle võtnud. Sel ööl haiglas kallistas ta mind, kui ma kohale jõudsin, tema käed olid jäigad ja rinnaliikumine peaaegu olematu. Olin ärevil, kui Viktor mind otse intensiivraviosakonda viis. Tema sõnad voolasid nagu vesi, rääkides arstidest, prognoosidest ja Lilianist, kes oli alati olnud nii tugev. Kuid ta ei küsinud kordagi, kuidas mina end tundsin. Kui ma lõpuks seisin tema voodi kõrval, jälgides masinaid, mis tema eest hingasid, tabas mind imelik tunne. Lilian ei näinud välja nagu inimene, kes võitleb elu nimel, ta nägi välja nagu keegi, kes oli ettevaatlikult uinunud. Endale ütlesin, et see ei tähenda midagi. Kuid 4 päeva hiljem, seistes taas intensiivraviosakonnas, pliiats käes ja võõra hääle sosistamas, et ma lõpetaksin, tuli iga sõna sellest telefonikõnes tagasi, kandes endas uut kaalu. Mõned kõned muudavad su elu selle tõttu, mis on öeldud, teised aga selle tõttu, kuidas see on öeldud. Ja ma hakkasin mõistma, millise kõne olin saanud. Järgmised 2 päeva möödusid kummalises, nagu ajas peatunud uimas, justkui aeg ise oleks intensiivraviosakonnas aeglustunud. Arstid tulid ja läksid, alati viisakad ja rahulikud. Nad rääkisid ettevaatlikult, sõnad sisaldasid pehmeid kindlusi ja kliinilist distantsi, tõsine neuroloogiline kahjustus, ei mingit tähenduslikku vastust, halb prognoos. Kuid iga kord, kui küsisin detailsete uuringute või EEG-raportite kohta, öeldi mulle, et need on ülevaatusel või et vastutav arst selgitab hiljem. Hiljem ei tulnud kunagi. Küll aga tuli korduvalt Viktor. Ta oli alati seal, kui arstid Liliani uurisid. Alati voodi lähedal, üks käsi raamil, justkui nõudes seda endale. Ta vastas küsimustele enne, kui keegi teine jõudis sõna võtta. Ta lõpetas lauseid, mis ei kuulunud talle. Kui üks neuroloog küsis, kas Liliani oli olnud varasemaid sümptomeid, vastas Viktor silmapilkselt. Ei peavalu, ei uimasust, täiesti terve. Vaatasin, kuidas arst noogutas ja edasi liikus, mind kunagi vaatamata. Siis ilmus Naomi. Ta tuli esimesel ööl hilja, liugledes tuppa justkui kuuluks ta sinna. Pikk, laitmatult riietatud, tema juuksed alati hoolikalt paigutatud, isegi ebamugavatel kellaaegadel. Viktor tutvustas teda kiiresti. Ta on siin, et meid aidata, ütles ta. Patsiendi läbirääkija. Ootasin nimekaarti, kuid seda ei tulnud. Naomi seisis Viktorist liiga lähedal. Ta puudutas tema kätt, kui rääkis, ja kallutas end lähemale, kui sosistas. Kord tabasin nad vahetamas pilku, mis ei olnud seotud leinaga, vaid millegagi, mis rääkis koostööst.
Kui küsisin, millises agentuuris ta töötab, naeratas Naomi viisakalt ja muutis teemat. Küpsed pisiasjad hakkasid kuhjuma. Viktor tõi pidevalt üles kulud. Mitte valjult ega tobedalt, vaid piisavalt, et see mõtteisse juurduda. Iga päev intensiivraviosakonnas oli kallis. Kindlustus katab vaid osa. Liljan ei tahaks, et tema säästud raisku läheksid. Tema viis, kuidas ta ütles, mitte midagi, jäi mu mõtetesse kummitama. Ühel pärastlõunal, kui ta arvas, et olen vetsus, kuulsin teda sosistamas koridoris. Tema toon oli teine. Terav, survestatud, kiire. Me ei saa enam kaua oodata, ütles ta. See peab olema tehtud, kui hindamine on veel kehtiv. Kui ta mind märkama hakkas, naeratas ta liiga kiiresti ja küsis, kas mul on midagi vaja. Otsustasin hakata Liljanist rohkem tähelepanu pöörama. Masinad jutustasid üht lugu, kuid tema keha rääkis hoopis teist. Liljani nahk oli soe ja tema käed ei olnud jäigad. Mäletan, kuidas üks õde puhastas tema hingamisteid ja mul tekkis tunne, et nägin tema kulmude kergelt tõmbuvat pinget. Mainisin seda Viktorile, kuid tema vastus oli külm ja ükskõikne, refleks, ütles ta. Arst ütles, et sellel ei ole tähtsust. Tol ööl, olles üksi külastajate puhkeruumis, üritasin Liljani meditsiiniportaali oma tahvelarvutis avada, kuid ligipääs oli piiratud. Ainult Viktoril oli täielik autoriteet. Ütlesin endale korduvalt, et kujutan ette mustreid seal, kus neid ei ole, et lein ajab mind kahtlema, et haiglad on kaootilised kohad, kus mitte kõik ei juhtu minu ajakava järgi. Kuid olin veetnud aastakümneid, auditeerides dokumente, mis näisid pinnalt täiesti seaduslikud, kuid olid seestpoolt mädanenud. Ja üks mõte, vaikne kuid järjekindel, tuli pidevalt tagasi, kui mu õde tõeliselt kadunud on, siis miks tundus, et kõik kardavad aega? Miks see kiirus? Miks pidev surve? Miks pidev kohalolek? Ja kes oli see naine, kes ei soovinud end tutvustada? Käesoleva päeva hommikuks ei küsinud ma enam endalt, kas midagi on valesti. Küsimus, mis mind vaevas, oli hoopis see, kui sügavale see ulatus ja ma hakkasin taipama, et vastuseid ei antud kergesti. Need tuli avastada. Rosa ei viinud mind kabinetti. Ta suunas mind kitsasse kõrvalkoridori, mida ma varem ei olnud märganud, lukustatud tarvikute ruumi mööda ja väikesse ruumi, mis oli täis monitore ja sumisevat tehnikat. Valgus oli hämar, ekraanide kuma viskas tema näole varjud. Alles siis lasi ta mu randmest lahti. Tema käed värisesid. Ma ei tohiks seda teha, sosistas ta. Kui nad avastavad, et ma sind kõrvale tõin, võin töö kaotada. Kuid ma ei saanud rahulikult magada, teades, mida ma nägin. Istusin aeglaselt, mu jalad tundusid ootamatult nõrgad. Mida sa nägid, küsisin. Rosa hingas sügavalt sisse, kogudes end. Ma töötan öösiti. Kardioloogiline ja neuroloogiline monitooring. Olen olnud määratud sinu õe signaalide jälgimisele sellest ajast, kui ta siia toodi. Ta pööras ühe monitori minu poole. Ekraanil pulbitsesid jooned, mustrid, mida ma tundsin piisavalt, et teada saada, et need ei olnud tasased. Nad ütlevad, et tal pole olulist ajutegevust, jätkas Rosa. See ei ole tõsi. Mu süda hüppas. Mida sa sellega silmas pead? Ma mõtlen, et on reaktsioone, ütles ta. Väikesed, ebaühtlased, kuid reaalsed. Isegi kui sedatiivide taset vähendatakse natuke, reageerib tema aju, tema pulss muutub, tema näolihased reageerivad. Seda ei tohiks juhtuda, kui ta on tõeliselt ajusurnud. Vaatasin ekraanile ja seejärel tagasi Rosale. Arst ütles. Arst näeb ainult seda, mis on tabelis, katkestas ta õrnalt. Ja tabel ei ole puhas. Ta tõmbas välja oma telefoni ja avas kausta. Seal olid ekraanipildid ravimite logidest, punasega ringi tõmmatud ajamärkused. Iga kord, kui Viktor üksi külastab, tõuseb sedatiivi tase tunni jooksul. Piisavalt, et teda mitte tappa, vaid piisavalt, et hoida teda reageerimatuna. Piisavalt, et ta näeks hindamiste ajal halvem välja. Mu rind tõmbus kokku. Kas sa ütled, et ta tellib seda? Ei, vastas Rosa. Talle ei ole lubatud seda teha. Kuskil haigla sügavustes, kus elu ja surm kohtusid igapäevaselt, valitses pinnapealne rahu, mis varjas tumedat saladust. Aeg-ajalt, kui tellimused kadusid ja ilmusid nagu varjud, tundus, et keegi manipuleeris nende saatusega.
ma mõtlesin Naomile ja sellele, kuidas ta alati kohal oli, ning Viktorile, kes jälgis igat eksamit. Ma tegin seda, ütles Rosa, tema hääl vaikselt madalamaks muudetud. Esimene öö, kui ma märkasin. Ütlesin, et ärgu spekuleerigu, et vastutav arst kiidab kõik heaks. Ta viivitas enne kui lisas, vastutav arst ja Viktor tunnevad teineteist. Nad istuvad koos kohvikus, räägivad nagu vanad tuttavad. Tuba tundus äkitselt kitsas, nagu oleks saladus meie ümber liikumas. Rosa jätkas, 2 ööd tagasi tulin ma varakult, umbes kella 1:30 paiku hommikul. Ma nägin Viktorit ja seda naist su õetoas. Naomi. Rosa noogutas ning ma tundsin, et minu süda hakkab kiiremini lööma. Ukse taga oli suletud, mis polnud lubatud. Kui ma sisse astusin, oli IV-pump vahetatud. Ravimipakk ei klappinud minu eelneva seadistusega. Küsisin selle kohta Viktorilt, kes ütles, et arst oli plaani muutnud. Naomi seisis ukse ees nagu barjäär. Rosa neelas raskelt. Pärast nende lahkumist kontrollisin ma pakki. Kontsentratsioon oli vale. Ta näitas mulle pilti IV-sildist, veel ühte Viktorist, kes kummardus pumba poole ja ühte Naomi jälgimas. Ma kopeerisin kõik, ütles Rosa. Ma ei teadnud, mida veel teha. Kartsin, et nad kustutavad selle. Minu ihu värises külmusest. Miks sa mulle ütled, küsisin. Miks mitte politseisse minna? Rosa silmad täitusid pisaratega. Kuna ilma sinu allkirjata ei saa nad edasi liikuda. Ilma selleta on ta endiselt kaitstud. Aga kui sa allkirjastad, muutub kõik, mida nad teevad, seaduslikuks. Need sõnad tabasid mind hirmuäratava selgusega. Nad ootavad mind. Rosa noogutas. Neil on vaja pabereid. Nad peavad välja nägema nagu halastus. Ma toetusin tagasi, mu mõtted ruttasid edasi. Kui see, mida Rosa ütles, oli tõsi, ei olnud mu õde suremas. Teda hoiti ärkamisest eemal. Ja keegi lootis, et minu lein viib asja lõpuni. Kui palju aega meil on, küsisin. Rosa heitis pilgu seinakellale. Võib-olla minuteid, võib-olla vähem. Siis ei saa me neid raisata, ütlesin, tõustes püsti. Rosa vaatas mind üllatunult. Mida sa kavatsema hakkad? Kohtusin tema pilguga, tunnetades, et midagi kõva hakkab minus kasvama. Ma panen nad uskuma, et nad on võitmas. Ja kui nad jälgivad pliiatsit, paljastame me tõe, mida nad arvasid, et keegi ei näe. Rosa liikus vaikse kiirusena tagasi jälgimisjaama poole, kuid ma jäin veel hetkeks istuma, sundides end rahulikult hingama. Paanika tõukaks kõik segamini. Lein hägustaks mu otsuseid. Ma vajasid selgust, mitte emotsioone. Seetõttu tegin ma seda, mida olin alati teinud, kui midagi ei klappinud. Jälgisin raha. Viktor oli alati hästi elanud, mitte uhkelt, vaid mugavalt, kontrollitult. Tema maja El Pasos asus mäe peal, kust avanes vaade linnavalgustele. Autod olid uued, kuid praktilised. Puhkused hoolikalt planeeritud ja pildistatud. Kõigile väljastpoolt näis ta edu saavutanud. Kuid edu jätab jälgi, nagu ka meeleheide. Viktor ja Naomi seisisid mu ukse ees, arvestades, et mina viibisin endiselt haigla bürokraatia tõttu hilinemise tõttu. Sel ajal avasin ma oma sülearvuti külastajate puhkeruumis ja logisin sisse süsteemidesse, millele mul veel ligipääs oli. Kuigi pensionile jäämine oli mind tööelust eemal hoidnud, ei olnud see kustutanud 40 aasta jooksul kogunenud teadmisi. Avalikud registrid andsid piisavalt teavet. Ahnelt uurisin kinnisvarafailide kaudu, et Viktor oli hiljuti refinantseerinud 2 kaubanduslikku hoonet. Mõlemad projektid olid hilinenud ja kummalgi neist olid kinnitatud hüpoteegid. Üks neist oli juba maksejõuetu. Mu kõhus tekkis ebamugav tunne, kui ma jätkasin uurimist. Seejärel vaatasin kindlustust. Liljan oli alati rahaga ettevaatlik olnud, konservatiivne. Ta oli kunagi naljatledes öelnud, et kindlustus on mõeldud neile, kes plaanivad elada piisavalt kaua, et kahetseda, et nad pole seda endale võtnud. 5 aastat tagasi oli ta teinud elukindlustuse lepingu. Seda mäletasin. Kuid seda, et 6 kuud tagasi oli lepingut muudetud, ma ei mäletanud. Kindlustuse väärtus oli tõusnud 4,2 miljoni dollarini. Ainus nimekiri, kes kasu sai, oli Viktor. Ei mingeid tingimusi, ei teise nimekirja, ei õde.
ma jõllitasin ekraani, kuni sõnad hägustusid. 6 kuud. See oli umbes siis, kui Lilian oli maininud, et tunneb end ebamugavalt. Samal ajal, kui ta oli mu käest küsinud pärandi planeerimise kohta meie kõnede jooksul. Samal ajal, kui ta oli öelnud, et soovib toetada talle olulisi asju. Vaikselt, ilma Victorita, kes seda avalikuks teeks, värisesid mu käed, kui ma sülearvuti sulgesin. See polnud kunagi olnud armu küsimus. See oli ajast. Mõtlesin, kuidas Victor rääkis kuludest, mitte oma õe varade äravoolust, väärikusest. Mõtlesin Naomi enesekindlusele, tema tuttavusele juriidilise keele ja sellele, kuidas ta jälgis kõike nagu malelauda. Naomi ei olnud lihtsalt kannatlik abiline. Ta oli strateegia. Nagu mõtte peale kutsutuna kuulsin nende hääli, mis levisid mööda koridori. Esialgu pehmed, kuid lähenedes muutusid teravamaks. See on kestnud piisavalt kaua, ütles Victor. Ta oleks pidanud juba allkirja andma. Naomi vastas madalal häälel, ole rahulik. Surve tekitab vigu. Me vajame vaid tema koostööd. Koostööd, mitte nõusolekut. Surusin end veelgi sügavamale tooli kuulates. Kui paberid on allkirjastatud, jätkas Naomi, on ülejäänud automaatne. Keegi ei kahtle hoolduskabes. See on disainitud rahulikult lõpetama. Victor hingas välja. Ja siis oleme vabastatud. See sõna kajas mu meeltes. Vabadus võlgadest. Vabadus tagajärgedest. Vabadus mu õest. Nad peatusid just väljaspool puhkeruumi. Nägin nende varje klaasi kaudu. Mõistsin, et see ei olnud äkiline kuritegu, mis oli sündinud paanikast. See oli aeglane, kalkuleeritud, juriidilise keele ja haiglapoliitika ümber planeeritud, et näida kaastunde avaldusena, samas kui see röövis mu õelt viimase, mis tal veel oli. Aeg. Tõusin, kui nad sisse astusid, püüdes oma nägu muuta neutraalseks, väsinud ilme sarnaseks. Vabandan viivituse pärast, ütlesin vaiksel häälel. Vajasin lihtsalt hetke. Victori õlad lõdvestusid kohe. Naomi naeratas professionaalse soojusega. Muidugi, ütles Naomi. Need otsused on rasked. Jah, nõustusin ma oli hetki, mil kõik tundus olevat kaalul. Victor ei olnud mu sõnade allhoovust tabanud. Ta viitas tagasi intensiivravi osakonda. Kas oled nüüd valmis, küsis ta. Vaatasin teda tõeliselt ja nägin mitte leinavat abikaasat, vaid meest, kes jälgis kella tiksumist. Peaaegu, vastasin. Vajasin veel üht viimast asja, et enne allkirja andmist selgeks teha. Astudes tagasi öötuppa, tundsin hinges hirmu, kuid ka kindlat teadmist, nad uskusid, et kõige raskem osa on juba selja taga. Nad ei teadnud, et kõige ohtlikum osa oli alles algamas. Olen valmis, ütlesin Victorile. Mitte täielikult, mitte enesekindlalt, vaid piisavalt, et panna teda uskuma, et ootus on lõppenud. Käisime koos tagasi Liliani tuppa, Naomi veidi meie taga, tema kontsad vaikselt poleeritud põrandat puudutades. Märkasime, kuidas Victor kiirendas sammu, kui lähenesime intensiivravi ustele, tema õlad lõdvenesid, justkui oleks suur koorem lõpuks langemas. Dokumendid olid täpselt seal, kuhu ta need oli jätnud. Samuti pliiats. Istusin öövoodi kõrvale ja võtsin esimese lehe, lastes oma silmad aeglaselt liikuda sõnade kohal, mida olin juba liiga hästi mõistnud. Mugavushooldus, toetuse lõpetamine, mitte mingeid erakordseid meetmeid. Victor kummardus ette. Me ei tohiks enam viivitada. Noodasin. Ma tean. Pean lihtsalt ühe asja selgeks tegema enne, kui oma allkirja annan. Naomi astus lähemale. Mida sa tahad selgitada? Vaatasin voodi jalutsis rippuvat kaarti, ravimeetodite nimekirja, ajatempleid, selle korralikkust. Tahaksin mõista tema neuroloogiliste hindamiste täpset ajakava, ütlesin eriti neid, mis viidi läbi sedatsiooni tõstmise ajal. Victor tõmbus pingule. Arstid tegid seda. Olen teadlik, vastasin rahulikult. Aga õena on mul õigus mõista, kuidas need järeldused tehti. Naomi naeratas, kuid tema silmad jäid külmaks. See ei ole auditeerimise aeg. Just sel hetkel kostis Rosi hääl nõrga krõbina saatel üle interkomi õdedejaama. Koodkonsultatsioon IQ 3. Victor pööras pea helisuuna poole. Mis see on? Ilmselt mitte midagi, vastas Naomi kiiresti.
rutiinne konsultatsioon, aga ma olin juba püsti tõusnud. Vabandage, ütlesin, pannes paberid taas maha. Vajan klaasi vett. Viktor avas suu vastuväiteks, kuid sulges selle kiiresti. Hallis koridoris oli liiga palju silmi. Astusin piisavalt kaugele, et näha Rosat jaama juures, tema käed liikumas kiiresti, nägu kahvatu, kuid keskendunud. Tunnustamata mees seisis tema kõrval, hallide juustega, tema ilme vihane, kui ta scrollis tahvelarvutis andmeid. Nõuan, sosistas Rosa, kui mind märkas. Pean neuroloog, mitte seotud kohalolekuga. Ta vaatas üles. Oled sina õde? Jah, vastasin. Tema toon ei pehmenenud. Sinu õde ei ole ajusurnud. Need sõnad tabasid mind nagu elektrišokk. Tema sedatsioonitasemed on ohtlikult kõrged ja meditsiiniliselt põhjendamatud, jätkas ta. Tema eeg näitab säilinud funktsioone, mis oleks pidanud päevade eest edasist hindamist nõudma. Keegi on muutnud tema raviplaani. Sel hetkel kuulsin, kuidas Viktori hääl tõusis, tema ärritus oli selgelt kuulda. Mis siin toimub, küsis Rosa, tema hääl muutus järsult kindlamaks. Me vajame turvameest. Viktor astus koridori, tema nägu punetavast ärevusest. See on skandaalne. Te ei saa sellisel moel sekkuda. Tervin pöördus tema poole aeglaselt, nagu ta oleks kaalunud iga sõna. Härra Hail, te ei ole enam volitatud osalema hindamistes. Naomi sirutas käe Viktori juurde. Me peaksime minema. Kuid oli juba hilja. Kaugemalt koridorist ilmusid 2 turvameest, neid jälgisid haigla administratsiooni liikmed. Ühel neist oli käes tahvelarvuti. Meil on videomaterjali, ütles administraator, viimase 72 tunni jooksul ja teie elukohast. Viktor tardus. Videod. Administraator pööras ekraani esmalt minu poole. Nägin Viktorit, kes oli mu toas hilisõhtul infusioonipumpa reguleerimas, ja Naomi, kes seisis ukse juures, jälgides koridori. Teises klipis astus Viktor majja päevade eest, kandes väikest isoleeritud kasti. Veel ühes videos lahkus ta magamistoast 20 minutit enne hädaabikõnet. Mu põlved nõrgenesid, kuid ma suutsin endiselt püsti seista. See on vale arusaam, ütles Viktor, tema hääl värises. Ma järgisin juhiseid. Administraator raputas pead. Juhised on valeinfo. Tervin vaatas mind. Kui oleksite need paberid allkirjastanud, oleks ta tunni aja pärast lahti ühendatud. Mõtlesin sulepea, sosina ja 10 minuti peale. Meie taga kasvas lähenevate sireenide hääl. Astusin tagasi Lilli toasse ja võtsin sulepea taas kätte. Viktor järgnes mulle, tema nägu pinges paanikast. Palun, ütles ta vaikselt, ärge tehke seda. Vaatasin teda üle õevoodi. Ma ei tee, vastasin ja pöördusin ukse poole, kui see avanes, paljastades 2 politseinikku, kes astusid sisse. Ma lasen tõel end teha. Ja esmakordselt sellest õudusunenäost alates nägin ma, kuidas Viktori silmadest kadus arvutamine, asendudes hirmuga, mis tekkis siis, kui aeg lõpuks otsa saab. Ruumi valitses vaikus, kui politseinik sisse astus. Monitoride ühtlane rütm tundus äkki liiga vali. Iga piiks lõhestas pinget nagu loendus. Viktor seisis voodi jalutsis, tema suu avanes ja sulgus, nagu sõnad oleksid kinni jäänud tema hammaste taha. Naomi astus sammu tagasi, tema rahu murenes piisavalt, et näidata paanikat tema väljanägemise all. Üks politseinikest rääkis esimese asjana. Viktor Hail, palume teil patsiendist eemale astuda. See on viga, ütles Viktor kiiresti. Ma olen tema abikaasa. Mul on igasugune õigus siin olla. Enam mitte, vastas politseinik. Võtsin sulepea viimast korda kätte, tundes selle kaalu sõrmede vahel. Viktori silmad lukustusid sellele, tema nägu täitus meeleheitega. Martha, palun, ütles ta madalal häälel. Sa oled emotsionaalne. See ei ole sina. Lillian ei tahaks kaost. Just sel hetkel küsisin ma temalt küsimuse, mis oli mu rinnus küpsenud alates hetkest, mil Rosa mind kõrvale tõi. Millal otsustasid, et mu õde on väärt rohkem surnuna kui elus? Need sõnad rippusid õhus, nagu ärevus enne tormi. Naomi võttis sügava hingetõmbe. Viktor vaatas mind, šokeeritud, nagu oleksin talle löögi andnud. Mis küsimus see on, ütles ta ärritunult. Sa leinad. Kas tõesti, vastasin ma vaikselt.
Või näen ma lõpuks selgelt? Astusin lähemale voodile, asetades oma käe Liljani sooja käe kohale. Ta kehitas veidi, nii kergelt, et ainult tähelepanelik vaataja oleks seda märganud. Viktor märkis, et tema nägu kahvatus. See on võimatu, sosistas ta. Tervin astus sammukese edasi. Ei ole. Tema ravimite annust on juba vähendatud. Ta on mõnda aega reageerinud. Viktor astus sammu tagasi, põrkudes Naomi vastu. Sa ütlesid, et see saab täna lõppenud olema, sosistas Naomi tänitavalt. Sa ütlesid, et paberitööd on lõpetatud. Üks politseinik tõstis kulmu. Mille lõpetamise paberitööd? Naomi suu sulgus. See oli kõik, mida oli tarvis. Teine politseinik astus edasi, käsi käeraual. Viktor Hail, oled kinni peetud seoses oma naise vastu suunatud rünnakukatsega. Rünnakukatse, karjus Viktor. See on absurdne. Ma ei teinud midagi valesti. Kõik, mida ma tegin, oli heaks kiidetud. Kelle poolt, küsis Trnvin. Arst, kes valeandmeid esitas ja sinu varifirmalt makseid vastu võttis. Viktor tundis, kuidas tema jalad alt ära andsid. Ta sirutas käe voodiraami poole, ent tõmbas selle tagasi, nagu oleks see põletanud. Naomi üritas politseinikest mööda libiseda ukse poole. Seisa, käskis üks neist. Ta jooksis. Ta jõudis 3 sammu võrra enne, kui turvatöötajad tema tee sulgesid ja ta maapinnale surusid. Tema karje kajas koridoris, terav ja valus, kaugel rahulikust häält, mida ta oli kogu nädala kasutanud. Viktor jälgis kõike liikumatult. Kui käerauad klõpsasid tema randmete ümber, vaatas ta lõpuks uuesti Liljanile. Tõeliselt vaatas naisele, kelle ta oli oma arvutustes unustanud. Sa pidid olema magamas, pomises ta. Astusin tema lähedale, mu hääl oli piisavalt madal, et ainult tema kuuleks. Ta ei sure lihtsalt. Politseinikud juhtisid teda ukse poole, tema protestid kahanesid segaseks mummiseks. Naomi järgnes, nüüd nuttes, ripsmetuš voolamas mööda tema nägu. Kui uks nende taga sulgus, tundus tuba teistsugune, kergem, nagu oleks midagi mürgist lõpuks eemaldatud. Trvin pöördus minu poole. Me viime su õe turvalisse osakonda. Tema raviplaan uuendatakse kohe. Noogutasin, suutmata rääkida. Kui nad valmistusid Liljani viima, vilkusid tema silmalauged kergelt, just piisavalt, et meenutada, et küsimus, mille olin esitanud, ei olnud mitte ainult purustanud meest, vaid ka päästnud elu. 3 päeva hiljem istusin Liljani voodi kõrval teises intensiivraviosakonnas, kus valvurid kaitsesid koode ja lukustatud uksi ning Viktori nime ei olnud kaardil kuskil. Masinad kõlasid siin teistmoodi, rahulikumalt, vähem närviliselt. Tema hingamine oli nüüd tema enda, ebaühtlane, kuid tõeline. Rasked rahustite udu oli hoolikalt eemaldatud, kiht-kihi haaval, nagu keegi tõmbaks tagasi kardinad pärast pikka ööd. Hoidsin tema kätt, jälgides õrnu freklese tema nahal, kui see juhtus. Tema sõrmed liikusid. Alguses kahtlesin, kas see kõik oli vaid mu kujutlusvõime. Loodetavasti, mis oli mind varem petnud, üritas nüüd jälle mind eksitada. Kuid siis, tema silmalaugude vilkumine, kord, 2 ja aeglaselt, peaaegu uskumatu, avanesid nad. Liljan vaatas mind, tema pilgus segadus. Martha, sosistas ta, tema hääl oli karge ja peaaegu mitte kuuldav. Miks kõik tundub nii raske? Ma olen purunenud. Minu süda paisus emotsioonidest, naersin ja nutsin samal ajal, surudes tema käe oma põsele. Sa hirmutasid mind, ütlesin. Sa hirmutasid mind nii väga. Järgnevate tundide ja päevade jooksul tuli tõde järk-järgult päevavalgele. Viktor oli pärast ebaõnnestunud arendusprojekti sukeldunud võlgadesse. Naomi oli tema päästmisplaan ja kaasosaline, edastades talle õiguskeelt ning ajastades kõik haigla poliitika järgi. Arst, kes oli allkirjastanud muudetud dokumendid, tunnistas, kui teda konfrontiti roosa säilitatud andmetega. Raha oli vahetanud omanikku. Eetika oli kadunud. Kuid Liljan oli elus. Ta vajas 6 aega rehabilitatsiooni. Ta kõndis kergelt lonkades. Mõned mälestused tulid tagasi aeglaselt, teised ei naasnud kunagi. Kuid ta oli elus ja see oli kõik, mis loeb. Juhtum liikus kiiresti, kui tõendid olid vaieldamatud. Viktorile esitati süüdistus mõrvakatse ja vandenõu eest.
Naomi ootas sama saatust. Arst kaotas oma litsentsi ja ootas kohtuprotsessi. Lillian ei küsinud Victorist alguses. Kui ta lõpuks küsis, oli see vaid üks lause. Ma usaldasin teda, ütles ta vaikselt. Surusin tema kätt ja vastasin, see ei olnud sinu süü. Nädalad hiljem, kui ta oli piisavalt tugev, et haiglast lahkuda, astusime koos El Paso päikese alla. Ta sulges silmad ja lasi soojusel oma näole langeda, hingates sisse nagu keegi, kes maitseb õhku esmakordselt. Ma olen veel siin, ütles ta. Ja ma peaaegu ei olnud. Selles vaikuses, öösel koos istudes, taipasin midagi, mis jääb minuga igaveseks. Kurjus ei tule alati karjuma või vägivaldselt. Mõnikord tuleb see koos paberitega, kannatlikkusega ja pliiatsiga, mis on õrnalt su käes. Kui Roosa oleks vaikinud, kui ma oleksin seda sosinat eiranud. Kui ma oleksin allkirjastanud, sest kõik käskisid mul kiirustada, oleks see lugu lõppenud hoopis teistmoodi. Selle asemel sai sellest meeldetuletus. 5 õppetundi, mis see kogemus mul uude sisse lõi. Esiteks, usalda oma instinkte, isegi kui autoriteet surub sind vastupidisele. Teiseks, ära kiirusta otsusega, mida ei saa tagasi võtta. Kolmandaks, kiirus on sageli manipuleerimise mask. Neljandaks, üks julge hääl võib peatada tragöödia. Viiendaks, elu on hindamatu, kui keegi on valmis selle nimel võitlema. Kui see lugu liikus sind, võta hetk, et meeldida ja jagada seda. Su toetus aitab sellistel lugudel jõuda nende inimesteni, kes võivad neid kõige rohkem vajada. Ja räägi mulle kommentaarides, millise õppetunni sa sellest loost võtsid. Ja millisest linnast sa vaatad? Mõnikord võivad kõige väiksemad käpad päästa elu.